Meil on nüüd külas noor poliitik, Keskerakonna uus peasekretär, 23-aastane Priit Toobal. Tere hommikust! Tere hommikust! No eile tuli see uudis, et sinust sai Keskerakonna uus peasekretär. Mõnes mõttes üllatav, sest et laiemale avalikkusele oled sa ikkagi olnud täiesti tundmatu nimi. No, oma kodukandis Viljandimaal sind ikka vast teatakse läbi valimiste ja töö, mis oled seal teinud, aga kui avalikkuse jaoks oli see üllatus, kuidas see sinu jaoks oli? Nii nagu magi tänases Postimehes ütlen, et ega ta väga ootamatult see pakkumine mulle ei tulnud, aga ega ma siis pöidlad peos ei istunud ja ootanud seda pakkumist ja tõesti laial avalikkusel olen veidi võib-olla tundmatu, aga kindlasti mitte keskerakondlaste jaoks ja mitte kindlasti ka Viljandi, Järva, Tartu ja Jõgevamaal, kus ma siiamaani tegutsenud olen. Kas seda hirmu ei ole, et hüppad nagu liiga kiiresti, liiga kaugele või vähemalt võtad nagu liiga suure tüki korraga? Sa oled Eesti kõige suurema partei tähtsuselt, ma ei tea, siis teine, kolmas mees nüüd. Ma ei oska selle tähtsuse hierarhiat öelda, aga ma arvan, et see tükk ei ole väga suur. Ma arvan, et kui on häid abilisi, hea meeskond, kellega koostööd teha, siis ma arvan, et igasugune raskus on ületatav ja ei ole midagi võimatut. Mitu aastat sa aktiivselt poliitikas tegelenud või tegutsenud oled? Keskerakonnaga olen seotud 8 aastat. Sellest 5 aastat erakonna liikmena ja 3,5 aastat erakonna palgalise ametnikuna ehk siis regiooni koordinaatorina, algul siis Jõgeva, Tartu, hiljem siis Viljandi, Järvamaal. Ja ma arvan, et üks aktiivne tegutsemine poliitikas ongi 4 aastat olnud, kui ma olen 2 korral kohaliku omavalitsuse volikokku kandideerinud, valituks osutunud ja viimastel Riigikogu valimistel kandideerinud. Kas ma saan nii, et aru, et sa oled 15-16 aastaselt ennast juba poliitikaga sidunud? Keskerakonna noortekoguga just täpselt. Mis ajab ühte noort inimest, kes peaks juuksed pikaks kasvatama, mööda maailma ringi rändama, otsima elu mõtet, tegema kõike muud, kui et minna poliitikasse? Ma tõesti tunnistan, ma ei saa sellest väga hästi aru. Ma arvan, et ma olen natuke teistsugune noor olnud, kui on tõesti, nagu te ütlesite, et on juuksed pikad ja mööda maailma rännanud. Juba kooliaeg ma olin aktiivselt tegutsesin õpilasomavalitsuses, õpilasfirmadega ja ma arvan, et just sealt samast õpilasomavalitsusest saigi see teie alguse ja aktiivsetest ja mõnusatest ühiskonnaõpetuse tundidest. Ja suur tänu õpetajale kindlasti, kes selle tunnid huvitavaks muutis ja ma arvan, et sealt on see teie alguse saanud. Aga miks just Keskerakond? Toonane valik, kas oled ka kunagi pidanud kahetsema, oled sa kunagi mõelnud, et võib-olla ei olnud kõige õigem otsus toona teha? Kahetsenud absoluutselt ei ole. Ja kui ma 15-aastaselt otsuse tegin, et liituda Keskerakonna noortekoguga, siis tänaseks päevaks tundub, et see oli ainuõige otsus ja järjest õigemaks see otsus mulle tundub. Võib-olla see on liiga isiklik küsimus, sa ei pea sellele loomulikult vastama, aga su vanemad, millist poliitilist liikumist või ütleme suunda või maailmavaadet nemad toetavad? Kelle poolt nad hääletasid viimastel valimistel? Loomulikult minu poolt ja loomulikult Keskerakonna poolt, ma loodan vähemalt. Valimised on salajased. Vanemad ei ema, isa ei kuulu mitte ühesse erakonda, aga ma südamest loodan, et nad toetavad minu tegemisi ja toetavad Keskerakonna tegemisi. Miks siis just ikkagi Keskerakond? Mis sind paelus? Kes on sinu poliitilised eeskujud? Eeskujudeks on kindlasti partei esimees Edgar Savisaar ja mainimata ei saa jätta väga häid sõpru ja abilisi, kes on siiamaani sellel teel mind aidanud Jüri Ratas, Jaak Aab, Siiri Oviir ja väga suur austus ja lugupidamine kuulub Kadri Mustale. Ja Keskerakond sellepärast, et kui lugeda Keskerakonna programmi, siis ma võin öelda, et julgelt, et 95% on see, mis paelub mind ja mis läheb minu mõtetega kokku ja on mulle väga vastuvõetav. Millised su poliitilised ambitsioonid on? Mida sa tulevikus näed enda jaoks või mida sa tahaksid? Kuhu jõuda? Ma arvan, et ambitsioonidest natukene nüüd veel vara rääkides. Sul on nad olemas? Kindlasti on olemas. Ja ma arvan, et esimene ambitsioon on hakkama saada väga hea peasekretärina, jätkata senist väga head tehtud, mida eelmised peasekretärid on teinud. Et ma arvan, et praegu suurematest ambitsioonidest on veel vara rääkida. Raske aja valisid selleks, et uut ametit vastu võtta. Emori andmetel on Keskerakonna toetus jaanuarikuiselt 28% kukkunud juulis 20%, ehk siis on ka Keskerakonnal halbu aegu nagu kõigil teistel, aga praegult olete opositsioonis, valimistel saite küll palju hääli, aga võimule ei pääsenud taaskord. Ma ütlen, et see aeg halb on, erakonnal on häid aegu ja on veel paremaid aegu. Ma arvan, et meil praegu on see hea aeg, mitte kindlasti halb aeg. Jah, oleme opositsioonis, aga ma arvan, et me oleme taastanud selle olukorra, kus on üks tugev opositsioonijõud. Kui Keskerakond oli valitsuses, siis tugevat opositsioonijõudu ei olnud. Et kui praegu on
Keskerakond opositsioonis, siis ma arvan, et valitsusel on üks mõnus jutumärkides hea koostöö, kindlasti ka hea koostööpartner, kelle arvamust kuulata, kes näitab näpuga tegemata jätmistele ja valesti tegemistele. Et ka tugevat opositsioonijõud on vaja ja ma olen päris veendunud, et Keskerakond opositsioonis kaua olla ei saa. Et olete varsti valitsuses tagasi? Olen selles üsna kindel. Kas see toimub enne järgmisi valimisi või te mõtlete enne Riigikogu valimisi? Jah. Kindlasti enne järgmisi Riigikogu valimisi. Lõpetuseks, mis on su isiklik arvamus selle kohta, et miks on Keskerakonnal selline vastakas imidž Eesti rahva seas? Teda kas armastatakse või vihatakse? No ütleme niimoodi laias laastus, et keskteed kuidagi nagu ei ole. Ma ei ole sellega päris nõus, on ka kesktee, aga kindlasti armastatakse rohkem kui vihatakse. Suur tänu selle hommikuse vestluse eest, soovin sulle edu, jõudu ja paksu nahka, mida poliitikas kindlasti vaja läheb. Ma tänan. On sul juba mingi kiht peale kasvatatud, et iga kriitika peale närvi ei lähe? Ei lähe enam, ma arvan, et olles volikogu liige ja volikogu esimees, siis sealt juba kasvas natukene paksu nahka ka, aga kindlasti tahab veel kasvamist ja kindlasti tulema teda ei jää. Suur tänu veel kord, edu, jõudu. Meie läheme nüüd edasi uudistega.